Nii väikese riigi kohta nagu Eesti on meil toimunud päris mitmeid lennuõnnetusi. Selles videos loetlen ette 9 Eestis ja Eesti lennukitega toimunud lennuõnnetust. Esimene lennuõnnetus Eestis juhtus 27. veebruaril aastal 1920. Soomest Eestisse markasid vedanud lennuk kukkus maandumisel alla Lasnamäele ja hävines. Imekombel lennuki piloodid õnnetuses jäid terveks. Lennuk vedas kokku 27 miljonit Soomes trükitud marka. Sellel külmal talvepäeval sadas lume asemel taevast alla hoopis raha. Üks kõige traagilisem lennukatastroof toimus 3. mail 1985, kui Tallinnast väljunud Aerofloti lennuk TU-134 põrkas Valgevenes enne Minskis maandumist kokku Ukrainast Lvivist õhku tõusnud sõjaväelennukiga AN-26. Õnnetus juhtus kell 12.13 3900 meetri kõrgusel. Kokkupõrkes lõikas sõjalennuk reisilennuki tiiva küljest ära, mis paiskus lennuki tagaossa ja lõikas omakorda maha reisilennuki saba ja stabilisaatori. Katastroofi põhjustas lennudispetšeri ebaõnnestus määrata lennuki asukoht õigesti ning katastroofis hukkus 88 inimest. 2000. aasta 21. juunil kaotas juhitavuse huvilende korraldanud vesilennuk X-32 Bekas ning kukkus alla Pärnu kohal vette ja uppus. Lennukis viibinud piloot ja laps hukkusid hiljem haiglas. Õnnetuse põhjus ei ole täpselt kindel, kuid lennuki piloodil oli üle 14 000 lennutunni. Hiiumaal Kärdla lennuvälja lähedal 2001. aasta 23. novembri õhtul kukkus alla reisilennuk Antonov AN-28. Lennuki pardal oli 17 inimest, kellest üks hukkus kohapeal ja teine hiljem haiglas. Õnnetuse põhjuseks oli lennukapteni vale hinnang lennuväljale lähendamisel ning õnnetus juhtus enne maandumist. 10. veebruari 2003. aasta õhtul alustas lendu postilennuk Antonov AN-28, kuid kukkus pärast õhkutõusu alla Tallinna lennujaama lähedusse. Õnnetusest pääses eluga lennutehnik, kuid mõlemad piloodid hukkusid. Lennuõnnetuse põhjuseks oli tõenäoliselt mootori plahvatus. Antsla lähedal leidis üks võsa raiunud mees alla kukkunud helikopteri. Tegu oli 2004. aasta 11. mai õhtul jäänud kadunuks Robinson tüüpi helikopteriga, mida isegi üks Eesti suurimaid otsinguoperatsioone üles ei leidnud. Helikopteri ärimehest piloot hukkus õnnetuses silmapilkselt. Eesti üks traagilisemaid lennuõnnetusi toimus 2005. aasta 10. augustil, kui Tallinnast Soome regulaarlennul olnud Copterline'i helikopter Sikorsky S-76 alla kukkus. Helikopter kukkus alla 3 minutit pärast õhkutõusu Tallinna lahte. Õnnetuses hukkusid kõik 2 meeskonnaliiget ja 12 reisijat. Õnnetuse põhjustas rootori labade seadenurga ootamatu muutus, mille tõttu kaotas helikopter kontrolli 35 sekundiks enne õnnetust. Isiklikult teeb loo minu jaoks eriti köhedaks see, et lendasin ise sama helikopteriga aasta enne õnnetust. 2008. aasta juulis kukkus Pärnu lennuvälja lähedale metsa Liepajast Pärnusse teel olnud Rootsi lennuk Viper PA-28. Kokkupõrkes purunes lennuk täielikult ja lahvatas põlema. Õnnetuses hukkus lennuki rootslasest piloot. 18. märtsil 2010 aastal tegi hädamaandumise Tallinna Ülemiste järve Poola kaubalennuk Antonov AN-26. Õnnetuse hetkel viibis lennukis 6 inimest, kes kõik pääsesid eluga. Hädamaandumise põhjustas mootoririke, täpsemalt turbiinilaagri purunemine. Tänan, et vaatasite.